Tere õhtust, ilusat vastlapäeva. Täna oli super ilus vastlapäev, päike paistis terve päev ja ma käisin linnas ja ma ostsin endale uhked vastlakuklid. See on mega suur. Kuskil peab moos ka veel peidus olema. Kui ma Zoomi ära lõpetan, siis ma hakkan pugima. Ebatervislik ei ole tervislikust jalust tehtud, aga noh, kui sa nagu tarbid muul ajal nagu tervislikke asju, siis natuke võib patustada küll. Ja täna on vastlapäev ja hakkas tuli hobuse aasta ja mina hobusena kappasin ringi, sest mul oli natuke asjatoimetusi. Et selline asjalik päev oli. Aga nüüd olen ma jälle kodus tagasi ja hakkame siis lugema. Aga võite pärast kirjutada siia alla, kuidas teie vastlapäev läks ja mida huvitavat tegite vastlapäeval. Ja kas vastlakuklid ka sõite, võite pilte panna. Tere Elle! Elle tuli kuulama, tore. Nii, alustame lugemist siis. Las ma jagan sinuga midagi. Jagamine toimub järgnevalt. Sa tead, et A, B ja C on kõik võimalikud ning püüad seda teadmist jagada kellegagi, kes teab ainult seda, et on võimalik, on X, Y ja Z. Kui see teine inimene ei tee valikut millegi teistsuguse kasuks ega esita vähemalt küsimust selle kohta, mis tema universumis veel võimalik on, ei näe ta iial A, B ja C võimalikkust ega võta neid omaks. Kui sa pingutad suhte loomise nimel ja püüad jagada oma teadmisi sellest, mis on võimalik, lõikad sa ära kõik, mida tead A, B ja C kohta ning püüad alustada suhet lähtudes X, Y ja Z-ist. Sest usud, et võid seejärel oma kaaslasele tutvustada A-d, B-d ja C-d. Ühel päeval käis Tein rannal sörkjooksul. Ta pakatas energiast, jooksis pingutuseta ja nautis oma keha, sest tema jaoks on jooksmine lõbus tegevus. Poolel rannal tuli talle vastu tõeline sörkija, kes jõudis juba varsti Teinist vaid 100 meetri kaugusele. Sel hetkel tundis Tein, et ta kehal polnud enam üldse energiat. Ta ei suutnud hingata, kopsud täitusid vedelikuga ja koordinatsioon oli täiesti paigast ära. Ta jätkas jooksmist ja küsis endalt, mis pagan nüüd lahti on. Sama juhtus ka veel 6 inimesega kohtumisel, kes talle rannal vastu jooksid. Neil kõigil oli erinev kehatüüp ja Tein koges kõigi puhul midagi erinevat. Tein oli suures segaduses. Ta küsis muudkui, mis siin õiget toimub ja taipas ühtäkki, et oma vaatenurgast lähtudes tahtis ta inimestega jagada kõike seda, kuidas tema teadmiste kohaselt on võimalik keha kasutada ja kuidas keha võib olla rõõmuallikas. Iga kord, kui ta püüdis seda teadlikkust jagada teistega ja nende kehadega, kes energeetiliselt või mõnel muul viisil pidi ta esmalt laskuma nende tasemele. Nõnda toimibki energeetiline jagamine. Kui sa lähtud soovist jagada oma vaatenurka, pead olema valmis arvestama ka sellega, mida teine inimene vastu võtta suudab, sest paraku ei tähenda jagamine seda, mida sina arvad. Tegelikult näib asi olevat nii, et pead enda võimekust vähendama, sest sellel teisel inimesel pole mingit soovi vastu võtta seda, mida tahad temaga jagada. Me eeldame alati, et kui avastame midagi võrratut, sooviksid teised seda meiega jagada ning ise samuti seda võrratust kogeda. Me kõik teeme selle vea. Tegelikult pead sa olukorda põhjalikult kaaluma ja küsima, kas see teine inimene tõepoolest suudab selle vastu võtta, kas ta üldse soovib selle vastu võtta.
lähedastega jagamine. Kui Tein hakkas kasutama Accessi abivahendeid, asendus tema enesetapusoov rõõmurikka ja tujuküllase eluga. Tema elus valitses selline rahu, et ta tahtis seda jagada ka oma emaga ja ta ütles: mu ema oli üks kõige kurvemaid inimesi, keda ma teadsin, seega küsisin temalt muudkui: kas tahaksid tulla ja proovida Accessi programmi? See on nii lahe, kas tahaksid selle infoga pisut tutvuda? Kas sa tahad mõnele kursusele tulla? Kas tahad nende veebilehte külastada? Ema aga ei võtnud teda kuuldagi. Ta kas ei vastanudki küsimusele või ütles midagi sellist nagu: ei, mul pole muud tegemist. Mul on muudki tegemist. Teini vastus sellele oli: mida sa küll ajad? Ühel päeval ütles Teinile: kas mõistad, et su emale meeldibki olla kurb ja õnnetu ning ta ei taha seda kuidagi muuta? Tein sai viimaks aru, et kurbus tegi emale tegelikult rõõmu. Tein oli soovinud anda emale midagi sellist, mida ema ei tahtnud, mis oli sama hea, kui pidada ema endast vähem tähtsaks. Tein mõistis, et tema püüdlused ema muutmiseks tegid tegelikult emale halba. Ta otsustas oma vaatenurka suhtes rakendada botti ja pokki ning ütles energeetiliselt eelemale: ema, tead mis, mul on tõeliselt kahju. Palun sinu käest vabandust. Ma olen käitunud üleoleva tõprana, sest püüdsin sulle anda seda, mida sa minu arvates tahtsid. Ma olen sellest täiesti üle saanud ja see ei kordu enam. Võid olla kurb, rõõmus või kuidas iganes sa soovid. Ma armastan sind täielikult ja tingimusteta täpselt sellisena, nagu sa oled. 2 nädalat hiljem helistas talle ema ja ütles: miks sa mind kunagi neile Accessi kursustele ei kutsu? Tein oli teda sinna kutsunud juba viimased 2,5 aastat, aga ema ei võtnud seda ju kuulda, sest Teinil oli mängus omad huvid. Ta tahtis ema jaoks midagi kindlat, selle asemel lasta emal olla ja teha seda, mida tema enda jaoks sobis ja valis. Kallutatus tulemuse suhtes. Kui sul on omad huvid seoses sellega, et teine inimene muutuks, midagi endale saaks või midagi sinuga jagaks, siis ei saavuta nad seda sihti iial. Pead olema salliv nende valiku suhtes ja teadma, et see on õige just nende jaoks. Tegu on nende valikuga ja nende eluga ning nad peavad elama nii, nagu on otsustanud. Kui lased oma kallutustel mõjutada seda, mida keegi teine peaks tegema, siis ei muutu mitte miski. Kui sa lased oma kallutustel mõjutada kellegi muutumist, siis tõmbad sa ennast selle inimese 10% piiridesse ja hakkad elama neist piiridest lähtuvalt. Hakkad omaks võtma teiste inimeste vaatenurki, selle asemel, et kasutada seda enda 990% avarust, mis on sinu käsutuses. Kui sa oled valmis lihtsalt olema selline, nagu võiksid olla, ega püüa ise kedagi teist muuta, siis muutudki sa teistele kutseks ja innustuseks erinevate valikute tegemisel. Kas sa keeldud saamast selleks innustuseks, milleks võiksid saada? Kui suure osa endast sa oled kahandanud selleks, et vältida teiste innustamist paremale elule? Kas võiksid selle kõik hävitada ja gotsiljon korda olematuks teha? Ma tänan sind. Ja nüüd tuleb see kustutuslause. Ma ei ole ikka veel jõudnud seda kustutuslauset eesti keelde saada, sest ma ei ole kohtunud selle Liisa Kaasikuga, ma kohtusin, aga tema teab ainult ingliskeelset seda tõlget. See oli see right, wrong, good and bad. Ühesõnaga eesti keeles õige, vale, hea ja halb, pott ja pokk, kõik 9 lühidalt poisikesed, povadid ja veel. Ma ei tea, mis siit puudu on, ma ei oskagi öelda. Okei, las ta siis praegu olla. Ainult minu jaoks. Ma peaks seda vist Märdi käest küsima. Märt oskaks võib-olla tõesti seda tõlkida. Ma teen pärast seda.
kui sageli oled sa saanud jagada oma sõpradega mingit head uudist ja nemad on seepeale sinu edu üle rõõmustanud? 90% juhtudest mõtlevad nad, ei tea, miks sinul nii hästi läks ja minul mitte. Või näiteks, no muidugi pidi see juhtuma just sinuga, mitte minuga. Ära räägi inimestele oma sellistest tegemistest, mis on olnud üüratult edukad. Seda tehes kasutad sa teisi puutepunktidena ja kui sa kasutad oma edu määratlemiseks puutepunktidena teisi, siis tirid sa enda paratamatult välja sellest 990% võimekusest ja kehtestad endale 10% reaalsuse. Uskumatu, mul oleks just nii hea meel jagada ja siis seda ei tohi jagada. Läheb muudkui tagasi selle 10% juurde, sest see on orientiir, mis ütleb sulle, kuhu sa kuulud. See toimib kontekstilises reaalsuses, kuhu ma kuulun, kuhu ma sobitun. Varasematest puutepunktidest ei tohi kinni hoida, isegi kui tegemist on inimestega, kellest sa hoolid. Pead olema valmis laskma inimestel valida lahkumise, kui nad sellise valiku peaksid tegema. Võid öelda midagi sellist. Ma ei saa tal minna lasta. Ta on mu elus olnud juba 40 aastat. Kui tunned kiusatust niimoodi mõelda, küsi endalt, kas see inimene on tõesti hea sõber. Kellegi tundmine 40 aastat ei tähenda tingimata, et ta on hea sõber. Kas ta on sinu peale kade või kiuslik, siis pole ta hea sõber. Kas ta arvustab sind, siis pole ta hea sõber. Selliste inimestega ei tuleks üritada midagi jagada. Pealegi ei ole sul vaja kellestki ise lahti saada. Lihtsalt hakka kasutama nende pidevaid arvustusi selleks, et nad annaksid sulle seda, mida sa tahad. Niimoodi peaksidki sa oma elu elama. Ainult minu jaoks, ainult lõbu pärast, mitte kellegi teisega jagamiseks. Ja naudi oma elu täiel rinnal. Nii, 13. peatükk. Uue suhte loomine. Kas oled mõne oma suhtega tõtt vahtinud ja endalt küsinud, kuidas ma küll selle korda teen? Miks üritad sa parandada midagi sellist, mis ei toimi? Asi pole selles, nagu see oleks katki, see lihtsalt ei toimi ja kõik. Võid küll arvata, et pead siiski seda üritama, aga see pole tõsi. Kui miski ei toimi, siis ära püüa seda parandada, vaid tee midagi muud. Sa muudkui püüad ette võtta selle asja, mis iialgi toimima ei hakka ning seda parandada, turgutada või korda teha selle asemel, et midagi muuta. Suhtes teistmoodi käitumine tulemust ei anna. Meie reaalsuses loodud suhted ongi mõeldud läbi kukkuma. Pole võimalik teha midagi sellist, mis on läbikukkumisele määratud ning samu asju edasi proovida ja loota, et see toimib. Kui mitu korda oled sa ühte ja sama asja teinud üha uuesti, lootuses saada teistsugust tulemust? Kas teadsid, et just see ongi hullumeelsuse üks definitsioon? Muidugi pole sa iialgi püüdnud parandada suhet, mis kuidagi toimida ei tahtnud, ega ju? Või oled sa püüdnud seda lakkamatult parandada? Ja kuna sa seda parandada ei suutnud, kas otsustasid siis, et ainus inimene, keda sul on võimalik parandada, oled sina ise? Kas sa ühte järge muutsid, surusid kokku, klammerdasid ja moonutasid end, lõikasid ära oma kehaosi ja tegid kõike, mis vähegi pähe tuli, et suhe toimima panna. Ainult, et see ei toiminud kõigest hoolimata. Või mõtlesid sa, kahtlemata toimib suhe siis, kui leian selle õige, tõelise ja ehtsa kaaslase. Kahju küll, aga ka siis see ei toimiks. Palun lõpeta armastusromaanide lugemine ja vaata, milline on tegelik internet kadus vist ära, tuli vist tagasi, ma vaatasin, tuli märge.
Kahju küll, aga ka siis ei toimiks. Palun lõpeta armastusromaanide lugemine ja vaata, milline on tegelik asjade seis. Kuidas oleks, kui valiksid romantika asemel teadlikkuse? Suhtes olemine pole olemuselt õige ega vale. See on valik. Inimesel peaks alati olema valikuvabadus. Suhte eesmärk peaks olema mõlema osapoole väljavaadete ja sissetuleku parandamine. Ent sina tahad midagi enamat kui lihtsalt häid väljavaateid elule. Sa tahad saavutada tõelist edu. Eesmärgiks ongi edu ja küllus, mitte ainult kokkukolimine ja koos elamine. Eesmärgiks on leida keegi, kes aitaks sul võimalikult palju areneda ning kellel sina saaksid omakorda aidata võimalikult palju areneda. Paned kahtlemata tähele, et see vaatenurk suhete kohta erineb pisut sellest, mida ülejäänud maailm arvab. Kas see mitte ei tekita sinus kõvasti kergemat tunnet? Nende abivahendite kasutamise järel muutud sa teistsuguseks. Pead endale tunnistama, et sa muutud ja avad uksed teiste võimaluste ees. Kui oled hetkel kellegagi suhtes, siis astub su kaaslane sinuga koos neist ustest läbi. Naudib seda kogemust ning sarnaneb veelgi rohkem iseendaga ja selle inimesega, kellega abiellusid. Või siis otsustab ta, et peab sinust lahkuma. Nii, abivahend. Hävita ja tee oma suhe iga päev olematuks. Mida tähendab oma suhte hävitamine ja olematuks tegemine? Ütleme näiteks, et oled oma partneriga hiljuti tülitsenud ja tahad teda tagasi magamistuppa meelitada. Võid näiteks küsida, kas tahad lahutust või tahaksid sa pigem koos luua midagi erilist ja juhtunu minevikku jätta. Kui ta vastab jaatavalt, võidki sa suhte hävitada ja olematuks teha ning otsast alustada. Seda abivahendit võib kasutada iga päev. Öelge üksteisele igal hommikul ärgates nii. Ma hävitan ja teen olematuks kõik selle, mida meie suhe eile endast kujutas. Ja tuleb kustutuslause. Pot-pok. Tehke seda igal hommikul. Seda abivahendit on edukalt kasutanud palju inimesi. Üks proua palus seda teha oma abikaasal nende pulma-aastapäeval. Mees oli temalt küsinud, mida sooviksid sa teha meie 25. pulma-aastapäeva tähistamiseks? Naine kostis seepeale. Ma tahaksin, et me igal hommikul oma suhte hävitaksime ja olematuks muudaksime. Mees oli vapustatud ja küsis naiselt, mis mõttes? Kas sa tahad lahutust? Ja tema vastas, ei, ma lihtsalt tahan hävitada ja olematuks teha kõik selle, mida meie suhe eile endast kujutas, et saaksime iga päev otsast alustada. Iga päev oleks meile uus algus, mis ei põhine ühelgi endisel vaatenurgal. Naise sõnul on nende suhe isegi mitu aastat pärast seda väga hästi toiminud. See abivahend annab sulle mooduse ise oma elu luua, nii et see oleks alati loomistsüklis, mitte hävitamis- või hooldustsüklis. Paljud inimesed püüavad pärast suhte alustamist oma suhet pidevalt korras hoida. Miks sa küll tahad seda korras hoida? Korras hoid on igav. Parem on viia oma suhted loomistsüklisse, kui sa hävitad ja teed olematuks suhte oma kaaslasega, lastega või äriga, võid sellest alati luua midagi uut. Palju lõbusam oleks luua oma suhet nii, nagu Adam Sandler ja Drew Barrymore seda tegid filmis Mu pruudil on mälukas. See on jumala hea film, ma olen näinud seda filmi. Pruut ärkab hommikul üles ja ehmub ära, et tal on mingi mees kõrval, sest ta ei mäleta eilset päeva. No, ja siis see mees ütleb talle, et tere, sa oled mu pruut ja umbes, et iga päev on uus päev jälle, vaata. See on jumalast hea film. Kõnealune film räägib naisest, kes kaotas õnnetuse tagajärjel lühimälu
ega mäleta pärast magama minekut eelmist päeva midagi. Igal hommikul ärgates peab ta kõigega otsast alustama ja veedab iga päev esimese tunni endale meelde tuletades, milline oli tema elu eile, et ta võiks muutuda teadlikuks sellest, mis punktis ta täna oma elus ka on. Alustab iga päeva uuena ilma mingite eelnevate arvustusteta, seega on tema jaoks iga päev täis võimalusi ja seiklusi. Võid kasutada seda abivahendit oma laste, vanemate, ülemuse, kolleegide, alluvate ja isegi lemmikloomadega suhtlemisel. Võid hävitada ja olematuks muuta oma suhte ükskõik kellega, kes sul on temaga olemas, kui sul on olemas temaga eelnev suhe. Kui seda iga päev teed, hakkad ühel hetkel nende inimestega kogema täiesti teistsugust suhet. Kuule, seda peaks küll proovima. See on küll päris lõbus. Nad on võimelised sinuga rääkima asjadest, mida nad enne mainida ei suutnud ning sina võid rääkida asjadest, mida oled alati tahtnud öelda, aga pole seni teinud. See abivahend viib su pidevasse suhte loomise või tekitamise olekusse, selle asemel, et lähtuda vanast vaatenurgast. Mu noorim poeg hilines pidevalt kõikjale 3/4 tundi ja see ajas mu täiesti hulluks. Ma käratsesin, vahutasin, vandusin tema peale iga kord, kui ta mõnele kokkusaamisele hiljem jõudis. Ta võis näiteks helistada ja öelda, kuule isa, saame äkki kuskil kokku. Mul võis olla umbes 1,5 tundi vaba aega ja seega ma nõustusin. Aga tema hilines terve tunni ning seetõttu saime koos olla vaid 0,5 tundi. Tema küsis siis tavaliselt, miks sa kauemaks ei või jääda? Ja mina vastasin, sest mul on oma elu ja sinul mitte, mistõttu sa alati hilined ega sellest hooli. Mina aga hoolin. Lõpuks ütles mu noorim tütar mulle, isa, miks sa üldse sellega end vaevad? Miski ei muutu sellest nagunii. Ja ma ütlesin, tead mis, see on hea vaatenurk. Ma olen oma vanast vaatenurgast üle saanud. Luban tal hilineda nii tihti, kui vähegi soovib. Umbes 2 nädalat hiljem helistas poeg mulle ja küsis, kuule, kas võiksime koos hommikusöögile minna? Ma nõustusin, teades, et mul oleks enne tema kohtumist vähemalt 3/4 tundi vaba aega paari muu asjaga tegelemiseks. Kui ma lõpuks jõudsin meie kohtumispaika, seisis tema juba tänavanurgal ja koputas jalaga vastu maad, nagu see minul alati kombeks oli. Ja ta ütles, kus sa küll olnud oled? Olen sind juba 0,5 tundi oodanud. Oih, ma olin hävitanud ja olematuks teinud kõik selle, mida kujutas endast minu suhe temaga. Ma eeldasin, et ta hilineb nagu ikka, aga seekord ta enam ei hilinenud. Sest saadik, aga on ta alati õigeaegselt kohal. Kuidas saaks asi küll veel paremaks minna? Kui sa oma suhte hävitad ja olematuks teed, siis vabaned sa kõigist tähtsatest vaatenurkadest, mille oled seoses selle suhtega loonud. Hävitad kõik need arvustused, mille oled loonud selle kohta, kes või mis on sinu kaaslane, kes ja mis oled sina ise ja kes ja mis sa peaksid olema ning kes ja mis sa ei saa olla. See avab ukse millegi veelgi suurema saavutamiseks. Ja nüüd on harjutus, millist suhet sa endale sooviksid. Kui tahad tõsimeeli suhet luua, pane esmalt kirja loetelu kõigist asjadest, mida tahaksid oma elukaaslase juures leida ning ühtlasi ka loetelu kõigest sellest, mida sa leida ei tahaks. Tegelikult peabki panema, tead, nüüd on see varjutuste koridor kuni 3. märtsini, et kõik asjad, see, mis sa nagu tahad endale, need kirjuta üles, nagu sul oleks olemas. Et see on kõige parem aeg, see on vaata noor kuu ja varjutuste koridor on praegu. Pane kindlasti kirja mõlemad loetelud, sest kui sinu maailmas pole selgust selle kohta, mida sa sellelt inimeselt soovid ja mida ei soovi, siis leiad sa inimese, kellel on ühtlasi olemas kõik, mida tahad ning kõik, mida sa ei taha. Tee endale selgeks, mida sa suhtelt soovid, sest kui sul pole selgust selles, mida tõeliselt suhtena tahad luua, siis tekitad sa üksnes kaost. Esimene samm, koosta 2 nimekirja.
mida ma oma suhtelt saada soovin. Ja number 2, mida ma oma suhtelt saada ei soovi. Ära küsi seda, mida suhtelt tahad, vaid seda, mida suhtelt soovid. Sest need on 2 eri asja. Tegelikult peaks kirjutama juba, et sul on juba olemas nad. Soov, mul on. Niimoodi peaks tegema. Tahtmine tähendab alati seda, et sul on millestki puudust. Ära kunagi küsi seda, millest sul on puudus. Ja siis sa saad üksnes rohkem puudust. Kui mõtled suhtele kui ideele 2 inimesest, kes suurendavad üksteise võimet läbi lüüa, muutud teadlikuks sellest energiast, mida tahaksid oma ellu lasta. Siis hakkad sa paremini mõistma, kuidas teine inimene suudaks su ellu panustada. See nimekiri ei tähenda, et paluksid endale suuremat kontekstilist reaalsust, kus sa pead kas võitma, kaotama, sobituma või kasu saama. See nimekiri peaks kirjeldama kõiki selle teise inimese omadusi, millele sina saad panustada. See on täiesti iselaadi moodus suhtele lähenemiseks. See lubab sul teadvustada teise inimese energiat, mis omakorda võimaldab sul seda energiat vastu võtta, selle asemel, et mõelda, issand küll, 1,80 m pikk ja blondide juustega. Kohe kraban ära. Kirjuta see loetelu lähtudes konteksti välisest reaalsusest, võimalustest, valikutest, küsimustest ja panustamisest. Kontekstuaalne reaalsus tähendaks, ma tahaksin meest, kellel oleks selline hulk raha või ma tahaksin naist, kellel oleks selline keha. Kui sa need asjad leiadki, siis suure tõenäosusega avastad sa, et sellest ei piisa. Avastad, et ihkad midagi enamat, sest suuremas pildis panustab see inimene sulle juurde just seda energiat, millisena sa oma elu näha tahad. Peaksid oma nimekirja tingimata lisama energia, mis kirjeldab sinu eesmärgiks seatud elu. Palu endale kedagi sellist, kes panustaks iga su eluvaldkonna pidevasse avardumisse. Ära palu kedagi sellist, kes sind toetaks, sest siis leiad sa kellegi, kes pole midagi muud kui paar aluspükse või rinnahoidja. Seda sa ju ometi ei otsi. Tahad kedagi sellist, kes panustaks sinu ellu rahaliselt või kui tahad emotsioonide tormi, siis kedagi sellist, kes panustaks emotsionaalselt, mis tähendab, et sinu elus tuleb ette suurel hulgal traumat ja draamat. Teine samm, hävita ja tee olematuks kõik oma otsused, arvustused, järeldused ja hinnangud selle kohta, kuidas sa enda eest hoolt kanda suudad ja kellegi abi ei vaja. Kõik see, mis tähendab sisuliselt, ma saan kõigega ise hakkama ega vaja kedagi teist. Kas võiksid selle kõik hävitada ja kotsiljon korda olematuks teha? Tänan sind ja õige ja vale ja ajal, pot ja pokk. Kõik 9 lühidalt, poisikesed, povadid ja veel. Ma tean, seda povadit on siit puudu, aga äkki on veel midagi puudu. Kui mõtled, et suudad kõike ise teha, siis ei lase sa kedagi teist oma ellu ega lase kellelgi sellesse panustada. Sinu ellu võivad tulla ainult inimesed, kes sinu heaks midagi panustada ei saa. Sinu ellu satuvad ainult sellised inimesed, kes vajavad sinu abi ja tahavad, et nende eest hoolitseksid. Tegelikult on nii, et sa võid küll enda eest ise hoolt kanda, aga pead siiski tegema vahet otsusel. Ma saan kõigega ise hakkama ega vaja kedagi teist. Ja teadlikkusel, et saada kõigist raskustest üle, isegi kui peaksin nendega üksi silmitsi seisma. See tähendab teadlikkust, mis ei välista teiste panuste vastuvõtmist. Esimene mõtteviis aga tähendab otsust, mis lõikab ära kõik need, kes võiksid su ellu panustada. Selline otsus saadab eemale kõik need, kes tahaksid su ellu panustada, sest oled võtnud sihiks ise kõik ära teha. Oih! 3. samm. Loe oma nimekiri läbi ja küsi,
kas selline vaatenurk oleks kitsendav või avardav? Lõpuks otsid sa ju ikkagi suhet, mis on avardav, mitte ahendav. Ahendavad suhted on sellised, kus sa endast osi lahutad. Kasuta potpokki ja kõige selle puhul, mis näib sulle ahendav, ning jäta endale alles kõik need asjad, mis aitavad sul avarduda. Kui sa vabaned potpokki abil kõigist ahendavatest asjadest, ei tõmba nende energia sind enam ligi. Loe enda koostatud nimekirja neist asjadest, mida sa suhtelt ei soovi. Kõiki neid asju oled sa järjepidevalt oma eelnevates suhetes ise valinud. Kui sa neid endale teadvustad, võid endast järgmises suhtes vähem osi lahutada. Kas su nimekiri on tõeliselt pikk? Kas sa püüad kõrvaldada paljusid inimesi? Kas see piirab sinu võimaluste hulka? Jah, piirab küll. Loe siis oma nimekiri ja küsi. Kas selle punkti lisamine nimekirja loob minu jaoks tohutu piirangu? Kui loob, siis muuda seda. Ja nüüd tuleb abivahend. 10 minutit. Ma pean selle katki jätma, sest mul on ainult... Vist ei jõua seda ära lugeda 10 minutiga. Abivahend, esita nõudmine. Olgu, ma pean siit katki jätma. Muidu läheb vuristamiseks, läheb liiga kiireks. Aga siis lõpetame täna selle koha peale ära. Et ilusat vastlapäeva lõppu ja mõtlen, homme ma ei saa lugeda, homme ma olen terviseseminaril. Aga reedel ma olen olemas, siis loen reedel jälle. Aga võib-olla ma loen homme hommikul, sest mul on homme täitsa vaba päev. Homme on kolmapäev, mitte neljapäev. Ja homme kolmapäeval ma saan ikka lugeda, neljapäeval ma ei saa lugeda. Siis ma loen homme nagu hommikul ühe ette ja kella 5 ajal siis loen nagu õigel ajal. Siis saab nagu neljapäev ette loetud. Aga olgu, ilusat õhtut!